et digi, meedia ja infopädevused on põhimõtteliselt kõikides õppekavades läbiva teema ja läbivate pädevustena sees. Et nüüdsest alates, oli nüüd siis sellest aastast, sellest sügisest alates, on see punt pädevusi laienenud tõepoolest igale poole. Et ennegi on meil olnud sees need teemad ühte ja teistpidi, kuid täna peetakse seda üheks alusoskuseks, üheks nagu baaspädevuseks, teadmisteks, hoiakuteks, väärtusteks, mis võiksid siis nii noori kui ka vanu aidata teha paremaid otsuseid nii iseenda, oma grupi kui ka ühiskonna vaates. Ja kui te otsite siis erinevatest Riigi Teataja dokumentidest niimoodi märksõna otsinguga põhikooli, gümnaasiumi, lasteeelse kooliasutuse puhul, kas meedia, info, teave, digi, tehnoloogia sõnu, siis te näete, et tõepoolest päris tugevalt nähakse seda ühe sellise kohustusliku läbiva teemana. Ja see on ka põhjus, miks meie ei erista digi, meedia ja infopädevusi väga rangelt. Sest tänasel päeval oleme me kõik ju näinud, kui palju rõõmu ja muret võib tekkida just nimelt digikeskkondadest. Sest traditsiooniline meedia on liikunud digikeskkondades, eriti kui me mõtleme noorte peale. Täna on olulisem kui kunagi varem saada osata hinnata info väärtust, info tõele vastavust, info kontrollitavust, sest lihtsalt kõige kohta on infot. Sa võid leida ükskõik mille kohta infot, mis näeb välja suhteliselt usutav ja usaldusväärne. Ja seetõttu oleme me siin. Ja kui me võtame hästi niimoodi nagu kokku neid erinevaid pädevusi, et milliseid pädevusi oleks siis meil nii endal kui ka noortes ja lastes vaja arendada, siis esiteks on kõik need oskused, mis on seotud ligipääsuga. Need on ligipääs meediale, ligipääs infole, ligipääs tehnoloogilistele vahenditele, keskkondadele, et me oskaksime näha üldse, mis seal on ja oskaksime sellele kõigele ligi pääseda. Teiseks siis nagu, et me oskaksime seda ka kasutada, et me suudaksime nii meediat, erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi vahendeid kasutada mõistlikult, eetiliselt, koostöiselt, niimoodi, et sellest on meil kõigil midagi võita, nii indiviidil, gruppidel kui ka ühiskonnal. Et me mõistaksime, ja siin on nüüd siis just see kriitiline meediatarbimine ja infokasutus hästi oluline, et kuidas need erinevad vahendid meid mõjutavad, kuidas info üldse liigub, mida inimese aju teeb infoga. Ja lõpuks osalus, et me õpetaksime noori ja õpiksime ise kasutama neid kõiki vahendeid, mis täna meie käsutuses on, sellisel viisil, et sellest sünnib rohkem head kui halba. Ja kui te tahate sellest rohkem teada, siis loomulikult saate linke nii, mis kole ja võite ise juurde lugeda. Noh, üks meedia ja infopädevuste alusdokument on see UNESCO dokument, kus on ka väga palju näiteid, milliseid ülesandeid teha, aga meediapädevustega tegeleb palju erinevaid organisatsioone ja mõned lingid on siin ka slaididel, mis lähevad hiljem üles ka meie kodulehele. Ja see on nüüd see keskne küsimus, mida võib-olla võiks mõelda iga õpetaja, kui ta hakkab tegema mingisugust meediahariduslikku tegevust või soovib arendada noortes siis meedia, info ja digipädevusi. Et kas me peaksime juhtima noori selle juurde, mida nad veel ei tea, mida nad veel ei kasuta, mis ei ole veel nende meediarepertuaarides sees. Noh, uudised näiteks, Aktuaalne Kaamera näiteks. Meile alati meeldib ülikooli sisseastumisvestlustel rääkida noortega, kes ütlevad, et ma olen pikaaegne Sirbi lugeja, kuigi tegelikult vist ei ole. Et nende selliste tekstide ja meediakanalite, žanrite ja formaatide juurde, mis ei pruugi olla nii tuttavad. Ehk siis, kas me peaksime õpetama midagi täitsa uut, nagu õpetajad teevad? Või peaksime me siiski võtma arvesse, et eriti meediamaailma puhul on lastel ja noortel ikkagi märkimisväärne kogemus, et väga paljude teismeliste meediapäevad on
noh, rohkem kui 10 tunni pikkused ja äkki me peaksime hoopiski sealt startima, et võtma need keskkonnad, kus nad on, need tekstid ja need infokillud, millega nad niikuinii kokku puutuvad ja õpetama meediatarkust niimoodi. Et võib-olla see on see üks asi, mis te peaksite nagu oma peas ära mõtlema, kui te mingisugust tegevust planeerite, mida ma sellega teha tahan. kas ma tahan aidata mõtestada selles, milles nad juba on, või juhtida nad täitsa uute asjade juurde. Kõigepealt mina alustan sellega ja kusjuures armsad osalejad, kui teil tuleb mõni ülihea näide meelde, et me ju tegime ühe vinge ülesande, siis palun kirjutage siia chati, vestlusaknasse, sest me oleme käinud mööda Eestit ja maailma ja küsinud häid mõtteid, ideid, mis on töötanud, ideid, mis teoreetiliselt võiksid hästi töötada ja me kogume neid kokku siis meedia.ut.ee leheküljele ja kui teil on mingi ülihea ülesanne või mingi projekti näide või midagi sellist, mis te olete ise teinud või olete kuulnud, et kolleegid on teinud, siis palun jagage, sest niimoodi saame me kõik palju-palju targemaks. aga mina siis kõigepealt räägin teile ütleme 10 minuti jooksul sellest, kuidas saab väikeseid meedia ja info ja digipädevuste ampse panna erinevatesse ainetesse ehk siis lõimi-põimi, lõika-kleebi, on ju. ja need ideed on nüüd peamiselt pärit siis meie leheküljelt õpetajale suunatud sektsioonist, kus on ideed tundideks, konkreetsed lõimimisideed ja tegelikult alati ju on ka võimalus kutsuda külalisi erinevatest eluvaldkondadest, sest digi, info, meediapädevuste puhul on neid eluvaldkondi ja spetsialiste, eksperte väga palju, kes võiksid olla huvitavad. alustame hästi konkreetselt. keeleõpetus, eesti keeleõpetus näiteks. Üks väga hea ülesanne, mida me teeme ka tudengitega bakalaureuseõppes, on näidata noortele, et tegelikult ei ole kõik päris uus ja enneolematu ja me elame ajastul, mille sarnast pole kunagi olnud, vaid nagu natuke on ikka mingisuguseid nagu sarnasusi ka. ja ei midagi uut siin keelepäikese all on tegelikult sütitunudki siis sellest, et lapsed ja noored räägivad väga imelikku keelt ja nii on see alati tundunud vanematele generatsioonidele. aga täna eriti, sest et nad elavad globaalses inglisekeelses meediaruumis ja siis tuleb siukest nagu estonglishi putru ja mingid skibidi-rissid ja retroslopid ja mis iganes, sex-seven ja mis paganama asju nad räägivad, mille kohta on meil ka slängisõnastik olemas sellel leheküljel, aga sedasama teadmist, et mida te räägite, võib tuua ka väikese sutsakana näiteks keeleõppetundidesse ja salaja arendada ka näiteks eesti keele rikkust, sõnavara noortes. no näiteks oleme me siin lahti kirjutanud, et kui selle ülesande tegime, siis oli 2024 aasta vist või ma ei mäleta, see oli juba mitu aastat tagasi, siis oli näiteks hästi, noored kasutasid sõna rizz kogu aeg, et oo, sellel on nii palju rizzi ja nii edasi. miks mitte alustada iga tund, et tooge nüüd nektar koju, mesilased, et andke üks sõna, mis on praegu sotsiaalmeedias noorte poolt väga kasutusel ja püüame leida sellele näiteks eestikeelse parima vaste. no RIS-i puhul on selleks karisma ja siis saab kohe minna ja vaadata EIK-i sõnastikest, mis see karisma on, millised on seal sünonüümid ja miks mitte, kui õpetajal endal on meeles veel, ma ei tea, 90-ndatest, 80-ndatest, 70, 60-ndatest mõni sõna, mis oli tollel ajal slängisõnana sarnase tähendusega. no see oleks ju suurepärane generatsioonidevaheline lõimumine. sama asja saab teha ka keeleõpetuses, näiteks inglise keeles on võimalik teha, saksa keeles on täpselt sama loogikaga ülesannet võimalik teha ja kui lapsed ja noored juba on harjunud, et siin tunni alguses me teeme alati sellise asja, siis tegelikult ei tohiks võtta rohkem aega kui 5 kuni 7 minutit. meedia ja bioloogia on selline äge kombinatsioon, kus on võimalik vaadata erinevate loomade, ma ei tea, loodusnähtuste, riikide, noh, mis iganes võib olla teie teemaks, nii et noh, geograafiasse sobib ka väga hästi ja vaadata, milline on siis ühe või teise meedia kuvand. minna näiteks ERR-i, otsisõnaks pannagi see mingi loom, sipelgas, sipelgad ja vaadata, mida kirjutatakse uudistes, uudisteportaalides selle looma
või vabandust, putuka kohta ja vaadata, milline pilt on sealjuures, mis tonaalsusega on need artiklid, kas need räägivad pigem nagu positiivsetest omadustest või negatiivsetest asjadest ja siis mõeldagi, et kas see on nii, kas mul oli enne ka selline tunne. No siin on näiteks väga hea näide on Haid. Haide meediakuvand, meediarepresentatsioon on äärmiselt ebaõiglane ja kole. Sest alati on Haide uudislugude juures need pildid nendest koledatest, kus on igemed ja nii edasi. Kuigi tegelikkuses Haid ei ole üldsegi mitte nii ohtlikud inimesele, kui meediakuvandi järgi võiks arvata. Või siis sotsiaalmeediaga samamoodi, et mis on selle meie käsitletava teema sotsiaalmeedia kuvand. Müüdid ja valeinfo, ohohoo, kui palju on ju seda seoses, noh, mitte ainult bioloogiaga, loomulikult igal ainel on see, aga minnagi ja kontrollida, et kas see on päriselt niimoodi. Kust leida neid fakte, on lihtsalt õpetaja saab ette valmistada guugeldades, võttes siis kas traditsioonilise meediaallikaid nagu National Geographic Kids on teinud ühe sellise loomamüütide ülevaate või pöörduda sotsiaalmeedia poole ja minna näiteks Redditisse ja koguda sealt kokku, mida inimesed on tähele pannud, et mida üksteisele räägitakse lugudena, aga tegelikult on täielik jura. Olgu see siis see, et me sööme unes 8 ämblikku ära elu jooksul või see, et jaanalinnud pistavad pea liiva alla, mis mõlemad on no ei vasta faktidele, ütleme nii. Meedia ja liikumisõpetuse puhul on võimalik ära kasutada seda, mida noored niikuinii teevad, et niikaua kuni TikTokis on endiselt veel need tantsuvideod, mida imiteeritakse ja tehakse uuesti ja uuesti ja uuesti teemaks, siis miks mitte alustada sellega ja minu meelest päris mitu kekaõpsi juba teevad ka niimoodi, vähemalt ma olen Instagramis näinud seda. Lisaks, noh, kuna meie teema ja südamemure on seotud väärinfo, desinfo ja kuriinfo levikuga, siis võiks vaadata näiteks ka sotsiaalmeediast pärit terviseinfot. Kõikvõimalikud dieedid. Nüüd hakkab jälle tulema see kõhn iluideaal, et kas sul ikka rusikas mahub sinna kintsude vahele ja kui kõhn sa ikkagi oled, on ju, et nagu see hakkab tulema jälle suure lainena aga neid igasuguseid nõuandeid, mida antakse influencerite poolt, neid võiks ju küll koos liikumisõpetuse õpetajaga vaadata. Üks hea näide on mul siin ka näiteks, on selline tüüp, kes on üsna kuulus sotsiaalmeedias nagu Liver King ehk siis maksakuningas. See on siis üks sisulooja, kes on sihuke ultramaskuliinne, kes sööb toorest liha ja ütleb, et ainult seda ongi inimesel vaja. Põhimõtteliselt nagu maksakuningas on Liver King, siis te kujutate ette, millised tema tüüpilised videod on. Ja, ja siis võikski ju kontrollida, et kas tegelikult toore maksa söömine on inimese tervisele hea. Ja kui tunnete, et mul ei ole ju seda pädevust, siis võib täiesti vabalt minna ka vaadata teaduskirjanduses. Teadlased jõuavad väga imelikesse kohtadesse ja on olemas täiesti teadusartikleid, mis just nimelt sedasama maksakuninga nagu fenomeni on käsitlenud. Kui teadus ongi keeruline, see on just nagu meelega vahetevahel kirjutatud, sest et erialakeel on väga spetsiifiline ja nii edasi. kui tahate kiiret ülevaadet saada, siis otsige üles artikkel, kui teil ei ole ligipääsu, näiteks maksab väga palju selle saamine, siis lihtsalt guugeldage selle artikli pealkirja ja vaadake, äkki saate ResearchGate'ist kätte. See on teadlaste sotsiaalmeedia ja sinna pannakse sageli üles täisfailid. Laete faili alla, panete enda kasutatavasse ai tööriista ja kirjutate põhimõtteliselt tee eestikeelne lühikokkuvõte selle uuringu peamistest tulemustest, nii et see oleks arusaadav 7. klassi noortele. Mina tegin seda Copilotiga ja siin saab siis jätkuküsimustega minna edasi, näiteks kui te tahate seda maksakuninga teemat näiteks pikemalt käsitleda toitumisest rääkides. Meedia ja ajalugu muidugi kaasaegsed digikeskkonnad ja digiteerimise selline entusiastlik omaksvõtt Eestis on andnud meile tõelised varakambrid avanud, et meil on võimalik nii Digari kui Muisi kui Fotise kaudu minna ja leida nii tekstilisi kui visuaalseid materjale, noh tõepoolest sadu, 100 ja rohkem aastat tagasi. Et noh, võite ju vaadata näiteks, et kuidas tänasel päeval käib kaaslase otsimine ühiskonna inimese õpetuses näiteks ja siis minna ja tagasi vaadata tutvumiskuulutusi, mis olid no kas või 90ndate ajalehtedes, aga miks mitte ka selliseid vanu asju välja kaevata nagu elatanud vanapoiss, kellel veel hing on alles.
soovib oma viimaseid võimalusi. Nojah, siit võite ise edasi lugeda, mul on teie see nägude rida siin peal. Ja lisaks oleme me teinud koos muuseumi pedagoogidega, kes teavad neid digipärandi varamuid kõige paremini, ka 14 ülesannet, mis just nimelt kasutavad ära siis seda meie digitaalset kultuuripärandit ja sobib ajalootundi imeliselt. ja kõik on sellised lihtsasti kohandatavad ka, et te saate panna need noh, mis iganes teie teema on, et sinna saab selle põimida. no ja kui ringi vaadata, siis tõepoolest leiab ikkagi päris õõvastavaid tekste, et nõukogude aeg on kindlasti noorte jaoks, kellel hakkab tekkima selline ajalootunnetus ja ühiskondlik mure võib-olla, on nõukogudeaegse ajakirjanduse sirvimine äärmiselt õpetlik. või siis miks mitte ka minna mitte ainult Eesti erinevatesse digiarhiividesse, et kui vaadata laiema pilguga ringi, siis on võimalik näha noh, igasuguseid huvitavaid asju, et see on üks mu lemmikuid, mida ma ikka kannan endaga kaasas, kui kuskil 2000-ndatel aastatel ja eriti alguses 90-ndate lõpus räägiti ikkagi internetist, et ah, see läheb kohe üle. ja nüüd on neid nii hea lugeda ja mõelda, et noh, mille kohta me täna ütleme, et see läheb kohe üle, onju, aga tegelikult võib-olla ei lähe. meedia ja inimese ühiskonnaõpetuses võib võtta neid teemasid, mis on just praegu ühiskonnas kuumad, millest noored ise räägivad, millest räägib täiskasvanute meedia noorte kohta ja arutleda koos. no näiteks Andrew Tate on meil siin viimasel ajal veidi peavalu tekitanud või õigemini mitte tema üksi, vaid üldse selline hüpermaskuliinne soolistatud sisu ja radikaliseerumine. et selle jaoks on näiteks võimalik teha Manfluencerite bingo ja vaadata koos siis seda tüüpi sisu ja karjuda kasvõi bingo iga kord, kui mingisugune asi nendest selles videos esineb. noh, et näiteks ütleb, et tänapäevane ühiskond on hukas või filmib ennast autos rääkimas või video värvitoonid on tuhmid ja tumedad või noh, ühesõnaga on sellised elemendid, mis on nendes Manfluencerite sisus on hästi tavalised. aga läbivalt ükskõik, mida te teete, ma soovitan alati küsida, miks ja uurida koos noortega, mitte öelda, et ma tean kõike ja ma tulen räägin teile, vaid just nimelt, et miks, mis te arvate, miks see nii on ja siis püüda leida allikaid, mis selgitaksid meile, miks see nii on, koos screen share'iga. et noh, miks lendab sotsiaalmeedias selline vihane vihafarmerlus isegi, et miks see on nii maitsev algoritmidele või miks ajakirjandus esitab lihtsustatud lugusid, miks nad teevad kogu aeg mingisuguseid selliseid nagu lolle vigu enam-vähem onju, et miks ajakirjanikud just nagu ei tee oma tööd, et miks nad ei räägi kogu lugu ära või miks mina võtan hea meelega mõne infokillu vastu, olen jah, õige jutt, aga teisega olen nagu jura täielik. et mis minu ajus paneb mind niimoodi tegema ja igasuguste erinevate küsimuste või väärtuste, tõekspidamiste, arvamuste puhul tasub küsida, aga kust ma tean, et see nii on? kust kohast on see teadmine minuni tulnud? ja siin ennetades seda, et ega meedia ei ole ka nagu selline emapiimaga antud teadmine, meediateadmised. et kui teil on selline tunne, et aga ma ju ise ka ei tea ju, siis ühelt poolt julgustan teid, teate küll et väga palju asju tulevad elukogemusega ja on üldise sotsiaalsete pädevuste, väärtuskasvatuse ja kõige muu sellisega seotud. et nagu me oleme endiselt inimesed, lihtsalt natuke võib-olla teistmoodi. teiseks, kui midagi ei tea, siis tasub küsida õpilaste käest, äkki nemad teavad. ja kui ise tuhnite ka ringi ja vaatate ja ei ole võib-olla aega igasse asjasse süveneda, siis alati võib meile ka märku anda, et me Tartu Ülikooli meediapädevuse tiimiga, see punt, kes meil siin on, väga entusiastlikult tegeleb selle teemaga. Öelge meile, mida teil vaja on ja me teeme ära, kas tutvustava video, mingisugused materjalid, töölehed, mida iganes teil vaja on. me teeme ära, sest et see on meie kutsumus ja töö ja suuremaid ampse saab ka teha. kohe lähme vaatame seda meedia.ut lehekülge, mida ma olen ju siin juba mitu korda maininud. aga Inger, sa tahtsid, et meie armsad osalejad ka natuke midagi teeksid. Ja, et ma panin teile siia chati kõikide nende linkide hunniku lõppu nüüd ühe uue lingi. See on Canva link. Palun vajutage sellele Canva lingile ja ma näen, et osad teist juba on siin ja kuna ma tean varasemast kogemusest, et kõik ei mahu, siis ma tegin ühe Canva lingi veel. Kaval. Minna teisele. et siis, kes veel ei teadnud, siis Canvasse mahub kuskil 50-60 inimest korraga. Aga igal juhul, mis seal siis juhtuma hakkab?
igaüks teist võiks võtta ühe lipiku, sinna 2 korda peale vajutada ja siis peaks avanema teile võimalus kirjutada. Nii, Maria, sa võid proovida, kas sa saad kirjutada, aga mida ma sinna lähen kohe vaatan. et ma mida lähen siin vaatan siis sinna teise. Oi, siin juba nii palju rahvast möllab. juba kirjutatud, okei, nii, aga need, kes veel ei kirjuta, siis palun pange sinna kirja üks digikäkk. digikäkk on siis midagi sellist, mis on teil läinud kas nüüd lähiminevikus või täitsa juba, ma ei tea, 20 aastat tagasi. No nii piinlik, nii õudne, et see oleks miski, mida te saaksite võib-olla ka tunnis näitena kasutada ja just selles võtmes, et mida me saaksime teha, milliseid digi- või meediapädevusi või infopädevusi me peaksime siis arendama, et sinuga midagi sellist ei juhtuks või et uuesti ei juhtuks. Et siit saab ühesõnaga näiteid, see on selline, ärge siis oma ees- ja perekonnanime, elukohta ja aadressi alla kirjutage, et siis kui näiteks te otsite mõnda tundi sellist naljakat piinlikku näidet, et siis saate siia tagasi pöörduda. Ma saadan pärast need Canva lingid teile koos memo ja slaidide ja linkide ja kõigega ka. Ja kui te olete enda oma ära kirjutanud, siis võtke see aeg ja lugege, mis teistel on juhtunud, et see on päris hull kohati. Ma jõudsin juba ära kirjutada oma selle õuduse. Ja digikäkid on täpselt need sellised nagu lollid asjad, mis meiega on juhtunud, kus teate, teete midagi online'is. Noh, see võib olla mingi see, et sa saadad kirja kogemata valele inimesele või laed üles mingi vale pildi või kirjutad mingi kommentaari. No ühesõnaga, neid asju on igasuguseid. Aga sa tead, et see oli käkk. et kuri vaim, seda te ei oleks pidanud tegema. Et me oleme väga tänulikud, kui te jagate meiega siin oma käkke ja me ei tee seda ka mitte sellepärast, et me lihtsalt tahame teada, kui huvitavaid pangepanekuid teil on, mis on ka omaette põnev muidugi. Inger, kas on ilusasti näha? Slaid. Ja, ma näen slaidi ilusti. Aga sedasama asja, seda digikäkkide asja saab teha täpselt niimoodi oma õpilastega, näiteks ma ei tea, informaatikatunni kursuse lõpus, siis kui inimesed juba tunnevad ennast võib-olla natuke mugavamalt üksteisega või miks mitte noh, ka inimese ühiskonnaõpetuses, kus iganes see võiks nagu sobida. Või teha seda hoopiski sellise suure kooliürituse, teemanädala või projektõppe raames. Näiteks oleme me seda nüüd katsetanud mitmel erineval korral füüsilise objektina. Selleks on teil vaja põhimõtteliselt tehnoloogia või käsitööõpetust ja ühte väga sellist korralikku punti noori, kes viitsivad seda teha. Ja materjalid, mida teil on vaja, on metallsõrestik, mille saab ehituspoodidest. Inger, sa räägi ise. Sina ehitasid selle ju. Mida sellise asja ehitamiseks vaja on? Ja tahtejõudu ja tegelikult õpilasi, et mina tutvustan seda vägagi kui sellist taaskasutusprojekti, sihuke ringmajandus, mis kõikidest nendest telefoni tagakaantest nagu saab, et teil ongi kõigepealt vaja teha selline üleskutse, et kõik õpilased, palun tooge näiteks 2 nädala jooksul, garderoobis on näiteks üks pappkast, tooge kõik oma vanad telefonikaaned sinna sisse. Kui need telefonikaaned on toodud, siis tõesti on mitmeid võimalusi, kuidas neid siis kinnitada, kas seina külge või kuskile õue või siis sõltub kohast. Kui teil ei ole sellist seina, kuhu panna ja te ei taha seina ära rikkuda ja nii edasi, siis tõesti tegelikult, kui praegu on kanade pidamine väga moes, et kanade ja küülikute ja selliste väiksemate koduloomade ja lindude pidamiseks, siis on ehituspoodides müügil üpris odavalt tegelikult. Ja tõesti selline metallsõrestik, mida müüakse sihuke rullis kõikides ehituspoodides, nii et see on hästi kättesaadav kaup ja ühesõnaga et on piisavalt tugev. Ja miks me selle valisimegi oligi, et ta on tugev ja soodne, mida me veel soovime. Ja siis panime 2 puu vahele selle koormarihmadega, tõmbasime pingule ja sinna panime telefonikaanet siis külge ja see on küll see koht, mis võtab tohutult palju aega ja ma ütleks, et siin tuleb kasutada jälle õpilaste abi. See on võib-olla mingisuguses tunnis, kus on nagu see kuidagi nagu läheb kokku millegagi, et ta arendab näpuosavust, ütleme nii. Ja siis teine variant on panna see tõesti lihtsalt seina külge 2-poolse teibiga või millega iganes. Kui teil on niisugune sein, mis talub neid 2-poolseid teipe ja pärast nende äravõtmist, siis võib seda ka kasutada.
ja ta toimib iseenesest sellise noh, ise elavana omaette, ilma suurema juhendamiseta siis elava siukse projektina. Et kui te kirjutate sinna juurde, et mida ja miks tegema peab, noh, meie oleme näiteks Tartu Kunstimuuseumis kirjutanudki üles siia minu suurim digikäkk ja kõrvale, et mis asjad need digikäkid on ja panime lihtsalt markerid juurde ja igaüks endale sobival hetkel, vaata teinekord ei taha ka klassikaaslaste ees kirjutada õpilane ja siis üksinda koju minnes enne kirjutab ühe asja ruttu ära ja siis läheb minema ja niimoodi koguneb tegelikult hästi erinevas vanuses õpilaste ja miks mitte ka õpetajate siis erinevaid siukseid juhtumisi, mis on internetis valesti läinud. Ja Mhm. mis tegelikult ühelt poolt see on lihtsalt naljakas, siis saab seda kasutada täiesti õppematerjalina. Te saate näiteid, siis saab minna näiteks väiksemate või ükskõik mis vanuses õpilastega selle seina äärde ja tõesti võttagi, et millised digipädevused siin olid praegu puudu ja mida me saaksime teha. Või siis ka tõesti väiksemate lastega mingite reeglite kokkuleppimiseks, et näed, et siukseid asju juhtuks, mida me võiksime siis nii sõpradega kui klassikaaslastega kokku leppida. Et ta on nagu mitmelt poolt, ta on nagu laheneb välja, lapsed jäävad sinna ette seisma ja lapsevanemad ka, kui käivad vahetevahel koolis, et ta on niisugune nagu mingis mõttes täitsa nagu näituse elemendina toimib ka. Jah. Ja eriti sellepärast ka, et tänane digikultuur on eriti selline cringe culture, nagu selle kohta öeldakse, ehk siis ähm, taaskasutushäbi kultuur. Et see on nagu, kui sul on häbi teise inimese pärast ja sa teed nagu, see on cringe. Ja tänane laste ja noorte digikultuur on endiselt väga tugevalt sellisele kringeltundele üles ehitatud. Ja kui me vaatlesime inimesi nende digikäkkide seinte juures, noori, vanu, kes iganes, see oli põhiasi, mis nad tegid. Või siis ütlesid, mul on ka niimoodi juhtunud. Ja sealt sündisid mingisugused uued jutuajamised või siis näiteks oli vanainimene ja noorem inimene kõrvuti ja noor inimene itsitas täiega, vanainimene piilus ka sedasama asja, mis seal oli kirjas ja siis küsisid, aga mis see tähendab? Ja siis noor inimene selgitas, no mängime seal ja ühesõnaga suurepärane võimalus alustada huvitavaid jutuajamisi ja õppida midagi digimeedia pädevuste kohta. See on selline lõbus projekt, mis on ära katsetatud ja töötab. Nii, aga nüüd ma viiksin teid korraks sinna leheküljele, sest et ma tean, et paljudel õpetajatel on ka, noh, võib-olla suhteliselt ootamatult lauale maandunud see, et nii, oih, vabandust, ma plaksutasin kõvasti, et nüüd te meediaõpetuse kursust oleks tarvis teha. Ja siis võib juhtuda, et olgu, aga mis ma siis nagu teen? Ja ma arvan, et ma jagan nüüd tervet ekraani, et te saate äkki abi sellelt samalt leheküljelt, millest me juba oleme päris palju rääkinud. Kui te lähete meedia.ut.ee, siis siin on igasuguseid asju, mille puhul te võite ringi vaadata. No näiteks, kui te vajutate appi siin sakil, siis näete, et kui te tunnete, et ma ei tea ju meediast ja sotsiaalmeediast eriti midagi, siis vaadake siit neid materjale, need on kiired, lühikesed, palju videosid, aga ka iseseisvalt läbitavaid õppematerjale, õpiobjekte, et ajage ennast kurssi. Reeglina on need üsnagi sellised mängulised, põnevad ja toovad kindlasti uusi teadmiseid ja perspektiive. Aga kui te olete õpetaja, siis me oleme eraldi teie peale mõelnud. Kui te olete materjalid ja õpetajale, siis jõuate te sellisesse kohta, kus on teil valik. Te saate valida, mida teil vaja teha on. Kas näiteks ongi see suur amps teie laual, et ma pean valikkursust õpetama ja tahan õpetada, ma loodan ka. Siis meil on siin olemas valikkursuste näidiseid nii põhikooli jaoks ja need on loomulikult vajavad uuendamist ja nii edasi, aga te saate mingi kondikava, mingisugused nagu asjad, mida teised on teinud ja mis on võib-olla siis nagu läbi katsetatud ja on vähemalt ühe inimese jaoks töötanud, on ju. Et te saate siit võtta neid konkreetselt neid siis nagu selliseid suuri tükke, kuidas panna kursust kokku. Ja loomulikult, kui teil endal on mingeid ägedaid kursuste süllabusi või ülevaateid, siis palun jagage meiega, sest et kui te vähegi raatsite, siis aitame teisi ka, kes sellises olukorras võivad olla. Või siis näiteks on teil tarvis juhendada meediaga. Oi, näe vaata, error annab siin. Juhendamine, uurimistöö juhendamine näiteks. Inger kindlasti parandab selle ära. Või ideed tundideks, nagu ma juba näitasin, need olid need väikesemad ampsud, on ju, et siit saab joosta kooliastmete kaupa näiteks.
kui tahab pisikest ampsu teha lõimingust, me juba rääkisime, aga näiteks koolimeedia puhul, mis on need alusteadmised, kuidas võiks koolimeediat teha, soovitusi inimestelt, kes on ise teinud, kooli sotsiaalmeedia, koostöö, noh, ühesõnaga siin on väga-väga palju materjali ja väga palju näiteid ka nendest asjadest, mis juba on läbi katsetatud. Nii, või siis näiteks suure ampsuna võib ju juhtuda ka, et te tahate midagi oma kogukonnaga koos teha. Et võib-olla teeks midagi niimoodi, et on raamatukogu on ühes ja on, ma ei tea, kohalik naiskodukaitse, skautide liit, mis iganes. Et siis tegelikult on siin ka rohkelt ideid, mida on võimalik teha, kas tuutortunde, õpilasfirmad, mis sellega seondub, loov- või uurimistöö ja kuidas minna ja teha siis asju, mis on suuremad kui võib-olla väikene sutsakas. ja Inger räägib nüüd meile ka sellest, kuidas teha asju, mis on suuremad kui üks väikene sutsakas. nii, ma jagan jälle slaide, jah? ja, sa siis hüüa, kui sa tahad, et ma muudaksin midagi. oota, ei, ma hakkasin valet asja jagama. nii, ehk siis Inger räägib meile digimentorite projektist. ja ja tõesti, et digimentorite projekt on see, mille raames me siin üleüldse praegu oleme ja ta on iseenesest Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Telia ühine siis selline projekt, et meil on käimas nüüd juba teine aasta, oleme targemad kui eelmisel aastal ja tegelikult selleks õppeaastaks kokku pannud ka üpris sellise põhjaliku juhendi õpilastele, mis oleks abiks alustamisel et mis asi see digimentorlus üldse on, et on nii Tallinna Ülikoolis on digimentorite selline sõna käib läbi seal erinevate koolituste raames ja seal on rohkem siis keskendutud eakamate digimentordamisele. aga meie digimentorite projektis oleme siis mõelnud, et äkki saaks kuidagi põhikooli või gümnaasiumi õpilasi siis panna oma digiteadmisi edasi jagama endast noorematele hoopiski või oma eakaaslastele või pereringis ja ühesõnaga põhikoolis on tõesti siis kõik need ideed ja võimalused, kuidas digimentordada ehk pakkuda siis tuge ja abi digimaailmas siis oma sõpradele või noorematele, on siis kogu see fookus on seatud pigem sellele, et oleks õpilase enda jaoks ikka mänguline, lihtne, tore, ta annaks eduelamuse, arendaks suhtlusoskusi, probleemilahendusoskusi. aga gümnaasiumis tegelikult on väga paljud erinevad õpilased üle Eesti juba ammusest ajast midagi sarnast ju katsetanud ja teinud väga edukalt ka. ja seal on eesmärk siis pigem oma mingisuguseid spetsiifilisi digioskusi siis arendada läbi selle, et õpetad seda edasi. tegelikult noh, me kõik teame, et edasiõpetamine kinnistab ka endale neid teadmisi ja seal saab kõik need projektijuhtimise oskused ja kõik muu sellise kogemuse panna juba kas ülikooli siis vestlusele või siis töövestlusel kasutada või CV-sse nii, ja järgmisel slaidil on meil kirjas nii, Maria, no meil on mälu järgi kirjas igal juhul seda, et kuidas saab teha digimentorlust põhikoolis. vot nii ja, et tegelikult me oleme kevadel kogunud kokku siis nii õpilastelt siis neid digimentordamise kogemusi ja pannud siis täitsa teinud nimekirja erinevatest võimalustest, et millega päriselt põhikooli õpilane saaks hakkama ja mida nad ise nagu tahaksid ja miks nad tahaksid seda teha ja noh, ta ikkagi üldiselt algab sellest, et pereringis võtta ette keegi, kes on siis noh, vähemalt selle õpilase arvates siis madalamate digipädevustega. tihtipeale on õpilaste arvates selleks tema vanavanem ja siis saab pereringis aidata, aga miks mitte ka oma nooremaid siis õdesid-vendasid. aga mida õpilased on öelnud, et nad tahaksid tegelikult aidata kedagi koos sõpradega ja miks mitte näiteks korraldadagi selline digiturvalisuse klassiõhtu või siis vahetunnis digiturvalisuse liikumismänge, et Liikuma Kutsuva Kooli kodulehel on ka tegelikult hästi palju erinevaid mänge, mis on iseenesest nagu kull tagaajamine, kõik sellised, aga sinna pandud sisse natukene siis sihukest digiturvalisuse teemat ka. ja kui noh, alati on küsimus, et miks õpilane peaks sihukese asjaga üldse tegelema
ja, ja no üks hästi suur argument on tegelikult see, et kui õpetajad vähegi seda soosivad või vähemalt lubavad, siis tegelikult õpilased saavad ju praktilise sellise loovtööprojektina selle teha, et näiteks ongi, et teevad niisuguse väikse küsitluse endast nooremate koolikaaslaste hulgas, et kuulge, mis te internetis teete ja mis on need peamised mured, millega kokku puutute. Et ahaa, saime teada ja näiteks, et ma ei tea, et väiksemana me ei teadnud üldse mitte midagi paroolide kohta ja siis juhtus igasuguseid digikäkke. No vot ja siis saabki, et okei, et me siis tahaksime õpetada, kui teha seda siis sellise loovtööna, mis on äkki mitmekesi, ka siukseid võib ju teha või siis üksinda, et ma teen siis neid mänguvahetunde, kus ma õpetan natuke paroolide kohta endast noorematele koolikaaslastele. Siis, mis õpilaste, keda me intervjueerisime, siis õpilased ütlesid tegelikult, et tagantjärgi tundub nüüd, et põhikoolis oli hästi palju niisugust nagu teoreetilisi tunde, et tahaks midagi nagu päriselt kätega ära teha. Ja see digimentorlus on siis selline võimalus siis päriselt kaasa lüüa, midagi teha ja teiste õpetamine on teatud laste ja noorte hulgas, kes ka hästi selline ihaldusväärne nagu positsioon, kus koolis olla, ise seal tahvli ees ja öelda, mida tegema peab. Nii, järgmine slaid siis on jah, et mida õpilased ise on nagu öelnud, et kuidas õpetajad saaksid ja võiksid äkki seda digimentorlust oma tundidesse integreerida või kuidagi nagu loomulikult. Ja siis näiteks 15-aastasel Tuulel oli väga palju ideid, et see digimentorlus sobiks ju väga hästi arvutiõpetuse tunni koduseks tööks. Ja et näiteks see võib jääda selles mõttes ju ka teoreetiliseks, et kui midagi ei taha teha ise, siis vähemasti saab ju äkki välja mõelda mingisuguse mängu, mida keegi teine viib läbi, et samamoodi nagu tegelikult kogu see meedia.ut.ee ongi täpselt sellel samal põhimõttel, et me ka töötame välja erinevaid materjale, ise ka neid ju mingil määral läbi viime, aga me ei suuda kõiki need 100 ideed kogu aeg realiseerida. Ja niimoodi on ka võimalus ju kooli kodulehele näiteks koondada digiõpetuse või meediaõpetuse materjalid ja miks mitte nende loojate hulgas ei võiks olla enda kooli õpilasi, et miks ainult õpetajad peavad kõike välja mõtlema. Siis gümnaasiumisse sisseastumise nii-öelda lisapunktid, et ikkagi, et midagi kuidagi eristuda teistest õpilastest ja muidugi teemanädalad on ka igasugused sellised ägedad ja miks mitte teha sihuke diginädal, digipäev, et kas siis näiteks turvalise internetipäeva paiku, mis on veebruaris. Vot ja et kui noh, mul on siin all küsimus, et kuidas põhikoolis veel digimentorlust ellu kutsuda, et võib-olla need ideed, mida ma siin kiiresti teile tutvustasin, et võib-olla teil kohe midagi meenub, et saaks küll. Näiteks, et meil on kooli meediagrupp, et seal on täitsa vabalt võiksid ka väiksemad kaasa lüüa. Näiteks ajalehe toimetuses, et suuremad võiksid väiksematele õpetada, et kuidas siis koolilehte teha, et see on ka digimentorluse üks vormidest. Nii, aga gümnaasiumis ja kõik need igasugused juhendid, et ka näiteks, et kuidas ja mida teised põhikooliõpilased on teinud juba varasemalt, aardejahid ja igasugused nutiringid eakatele. Et selle kõrval tegelikult oleme kokku pannud ka siuksed 1–5 sammu, et mida ja kuidas siis õpilane päriselt saaks alustada ja need on tehtud siis erinevate kooliastmete kaupa ja siis oleme üritanud siis teha ka nii, et see pakuks täpselt sellele vanusegrupile huvi, et ta leiaks sealt endale selle põhjuse, miks digimentorduda. Ja loomulikult, kui läheb juba töö kirjutamiseks, siis on meil praktilise töö juhend ja siis igasugust teoreetilist materjali hästi lihtsalt ja kõige olulisem on välja toodud pikkadest uuringutest, mida põhikooliõpilane ei oskagi ja ei peagi veel oskama ju tegelikult läbi lugeda inglise keeles. Ja praktika nupu peale vajutades, siis õpilased leiavad hästi selliseid konkreetseid juhendeid. Ma näen juba, et ideid tuleb ka chatis, et väga hea, et praktika nupule vajutades tegelikult õpilased saavad sealt siis hästi konkreetselt nii tunnikavasid kui ka selliseid üldiseid põhimõtteid, et kuidas üldse endast nooremaid õpetada, kuidas võib-olla siis oma kogukonna eakatele seda digimentorluse tundi üles ehitada. Et me oleme proovinud tõesti anda nagu kogu selle info, mis me tunneme, et oota, aga nüüd siit ei saa edasi, et me oleme selle nagu ära kirjeldanud. Ja siis gümnaasiumile on tegelikult palju nagu ägedamaid võimalusi veel edasi. Siin on palju gümnaasiumiõpetajaid ka ja selliseid, kes töötavad nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Et siin on tõesti võimalus ju minna koolist välja, et kui põhikoolis me vaatame eelkõige seda, et mida õpilane saaks teha oma võib-olla kaasõpilastega koolimajas, siis gümnasistidel on ju võimalus minna noortekeskusesse näiteks töötuba
läbi viima või täitsa kohe võib-olla raamatukogus mingi suurem üritus korraldada, et kõike nagu võtta suuremalt natukene ette. Ja järgmisel slaidil, Maria, on meil minu meelest kõige magusam osa, et mida õpilased ise on öelnud, sellepärast et meie võime siin teoreetiliselt arvata küll, mida iganes me tahame, aga näete, õpilased on näiteks öelnud, et on tuutortunnid gümnaasiumides. Nüüd ma saan aru, et gümnaasiumid on tänapäeval nii lahedad ja väga erinevad. Alustades tõesti, kas ta on riigigümnaasium või milline gümnaasium ja kas selles samas majas on ka põhikooli õpilased või mitte. Aga tuutortundide raames näiteks siin Alver on öelnud, et meil käis vahest 32. keskkoolist keegi investeerimisest rääkib, keegi, aga ühesõnaga mingi teine eakaaslane. Siis uurimistöö, loomulikult kui põhikoolis on loovtöö raames võimalik digimentordada, siis tegelikult uurimistöö ja see just see praktiline, uurimistöö alt siis praktiline töö võib olla ju näiteks ka see õpilasfirma ja sealt omakorda mingisugune selline, mis pakub siis mingisuguseid digiteenuseid, et see ei pea olema tegelikult ainult seal eakate õpetamine või laste õpetamine. Ta võib olla ka tegelikult ju kohaliku mingi väikeettevõtja, ma ei tea, turundusstrateegia väljamõtlemine, sotsiaalmeediasse mingite klippide filmimine või soovitamine, kuidas seda teha. Siis Triin on öelnud näiteks, et meediaõpetuses lisahinde saamine motiveeriks. Ja miks mitte klassiõhtutel digiturvalisuse mänge läbi viia. Ja mille peale veel noored võiksid aktiveeruda, et nii kui nad kuulevad IT, AI, TI, digi, no mõni loomulikult on niimoodi, et ei suuda enam seda kuulda, aga teine kohe on, oh, kus, mis? Et see tundub ikkagi selline ja ta ongi nagu nii-öelda tuleviku teema ja samal ajal hästi aktuaalne praegu ka, siis kui on võimalik teha aktuaalsel teemal lihtsasti kättesaadavate materjalidega uurimistöö ära, siis seda võimalust ka võib-olla siis kasutatakse. Kogukonna praktika ja siis on muidugi digiõpetus ja kõik muud sellised ainetunnid, mis lähevad kuidagi teemaga kokku, siis seal suunata siis ühesõnaga kas koolikaaslasi, endast nooremaid, kogukonnas täitsa võõraid, pereringis, kedagi digiteemadel aitama, et neid võimalusi on hästi palju. Ma vaatan, mis... Ma tahaks ühte asja veel öelda, et üks asi, mida ma ei ole veel näinud, et oleks ära tehtud, aga ma olen kindel, et midagi on kuskil tehtud. Aga mulle tundub, et võiks kutsuda ka juba päris pisikesi jumbusid õpetama õpetajaid. No näiteks, et paludagi 4. klassi lastel jagada ära ülesanded, ühed teevad lühikese ettekande, mis on Roblox, teised teevad ettekande Robloxi 3 kõige ägedamat mängu meie arvates, neljandad teevad Robloxi kõige, ma ei tea, nõmedamad asjad, mis seal juhtuvad. Ja kui sa enne olid nagu, mis Roblox, millest te räägite, mida, siis pärast seda saate juba tulla targana välja, sest jumbud on teile andnud oma ekspertteadmised edasi. Et seda tüüpi nagu laps kui oma kogemuse ekspert on õpetajatel ka hädasti tarvis. Noh, tänagi pärast meie tänast siin kokkusaamist Inger istub mu lapsega Zoomis edasi ja räägivad Robloxi kaasaegsetest probleemidest, kuna meil on tarvis teada, mis see on. Ja samamoodi tegelikult siis oleme püüdnud gümnaasiumiõpilastele ka siis, et miks nad peaks seda tegema, on ju, kirja panna ja samamoodi, et mida teised gümnasistid Eestis on varasemalt teinud ja siis kust alustada need sammud, et reaalselt ideed. Sest et õpilased on öelnud, et nad ühelt poolt tahavad hästi loomingulised olla ja teha, mis neid päriselt ennast huvitab, aga teiselt poolt ikkagi tahaks mingit šablooni natukene nagu ette või mingit näidet. Aga meil on juba väga ägedaid näiteid, meil on tehtud igasuguseid ägedaid projekte ja 2 neist on meil tegelikult need grupiliikmed, kes on teinud nii info vastupidavuse kalendri kui siis ka sellise kampaania ja veebilehe, miks ta siis peaksid olema siin. See oli nüüd riim. See jätkub, ma vaatan. Tere. Ja, tere. Siin. Tere. Ja, kas me võime nüüd kohe siit edasi siis kapata, nagu ma saan aru, jah? Väga tore, minu nimi on Juuli Siimberg ja minu tiimikaaslased ja kursakaaslased olid siis Anett, Maria, Anette ja Grete ja praegu Anette on siis ka teisel pool ekraani olemas.
ja meie tõesti tegime siis Tartu Ülikoolis oma õpingute käigus info vastupidavuse aine raames mikroprojekti, milleks oli siis info vastupidavuse kalender, mis oli suunatud siis eakatele. Ja kui me algselt saime selle nii-öelda ülesande, et me peame seda mikroprojekti tegema, siis meil oli oma tuumik juba alati koos, grupitööna me võisime seda teha. Ja sealt edasi me hakkasime siis ajurünnakuga jõudma sinna, et mida me tahaksime teha, mis see päriselt oleks, et meil väga nagu innustas see, et kuna oli soovitav, et seda saaks päriselt läbi proovida, testida, et kes oleks see sihtgrupp, siis see aeg oli niisugune november-detsember ja mõtlesime, et on üks sihtgrupp, kes on natukene jäänud võib-olla puutumata igasugustes infoasjadest, kes on ka kõige tundlikum ehk on siis eakad inimesed, meie vanaisad, vanaemad, võib-olla ka emad-isad. Ja sellest tulenevalt mõtlesime, et seome kuidagi advendikalendriga selle teema ära, et nii tore oleks ju, kui saaks iga päev šokolaadi asemel ka mingi mõttetera. Aga siis jõudsime kuidagi selleni, et eakad inimesed ja väga paljud ka meie ise kasutame seinakalendreid ja nemad ju panevad sinna kogu oma elu sinna seinakalendrisse. Kuufaasid, kuna taimi istutada, kuna kartult võtta, kelle nimepäev on ja kõik muud simmanid sinna juurde. Ja see on alati neil ju seina peal ja miks mitte siis disainida kalender selliselt, et nad saaksid iga kuu tutvuda mõne infopettusega, mis maailmas meil toimub. Neid pettusi on ju palju, millega me rinna pistame, isegi oleme mõne koha pealt täitsa veel toored ja võib-olla kollanokad. Ja nii me siis tegime, nagu ka slaidilt näha on, see päriselt läks trükki, päriselt saime siis meile veel kampa endale Betsiti, mis on siis Balti infohäirete sekkekeskus tänu sellele, et meie õppejõud oli Maia Klaassen ja Maria Murumängel ja sealt edasi soovitati siis Ingeri poole pöörduda, kes seal Balti infohäirete sekkekeskuses siis nii-öelda asjaosaline on ja nemad olid kohe pardal meiega, sest neile väga meeldis see idee ja siis me jagasime omavahel tööd ära. Me hakkasime seda tegelikult tegema endale kättesaadavas keskkonnas ehk siis Canvas ja lõime siis kõigepealt alguses alustasime sellest, et jagasime ülesande ära, kes mis pettusega hakkab tegelema. Meil on seal armupettustest juttu, sotsiaalmeediapettustest, igasugustest muudest erinevatest pettustest, millega me kokku puutume ja jagasime selle ära, selle infot me saime siis teadusartiklitest, muidu erinevatest kohtadest, kus me oleme ise kokku puutunud, otsisime allikaid, mis siis tõendaksid seda, millega on tegu. Kõik viited panime juurde. Kui meil oli siis niisugune vahekokkuvõte, saatsime ka Betsitile ülevaatamise, siis nemad tulid meile rahastamise mõttes taha, olid nõus seda levitama. Ja sealt siis tulid ka kasutusele Betsiti värvid, kuna nemad siis said logod peale ja muidugi väga uhke tunne, et trükki läksid siis ka meie nimedega, et me oleme päriselt seal asjaosalised, et saime päriselt käega katsutava füüsilise asja ja lõppkokkuvõttes tuli ka Tartu Ülikooli Narva kolledž sinna taha, kes siis soovis seda Väärikate Ülikooli kaudu veel levitada ja nad tõlkisid selle vene keelde ja levitasid seda veel, nii et kui ma ei eksi, siis seda kokku trükiti äkki 400+ tükki. Ja me oleme üsna rõõmsad, et see nii läks, nii et tõesti ühest väiksest ideest sai päris projekt ja meie oleme küll väga uhked selle üle, et see nagu teostuse sai, et eks seal natukene niisugust ka siblimist-sablimist oli, päris mitu korda tegime seda ümber, sellepärast et me ei teadnud ka, kuidas nagu trükifirma vajab seda faili, mis suuruses, nii edasi, et kõik säiliks, et siis pärast seda detaili ajamist oli päris palju, aga me oleme endiselt väga rahul ja mis puudutab nüüd õpilaste osa, siis Anette räägib sellest, et kuidas see oleks õpilastele võimalus ka ennast rakendada. No ma kiirelt siis täiendan tõesti juurde, et kui me nüüd, meie olime tõesti sellised iseseisvad õppijad, aga meie grupi hinnangul selline asi ka õpilastele ei käiks üle jõu. Et kui nagu mõelda, et kuidas nüüd õpetaja võiks toetada seda õpilast, ükskõik kui suur või väike ta siis on, siis tegelikult läheme tagasi sedasama juurde, millega Maria alustas täna, ehk siis, et me peame oskama hinnata, mis on õige info, sest kui me räägime pettustest, eks ju, siis meil on vaja aru saada,
kas meile saadetakse petusõnum või meile saadetakse mingisugune päris kiri, onju. Ja tõesti jällegi nagu siin ka enne ligi käis, siis mõelda selle peale, et see oskus kriitiliselt hinnata seda infot, ükskõik, see võib ka meedias olla, eks ju, mis tundub meile väga tõeline, et see ei ole meile kaasa sündinud ja meie kalender tegelikult keskenduski sellele, et me panime ennast ikkagi täiesti nagu, me ei võtnud eksperdi rolli, et me ei olnud eksperdid, kui me seda kalendrit tegime ja teie ei pea ka olema ja õpilased ei pea ka olema eksperdid, et hakata rahulikult koos minema ja see on ideaalne võimalus tegelikult õppida ka natukene, noh, allikakriitikat üldiselt, aga ka sellist viitamist, et meie panime ka oma kalendrist kõik viited alla ja siis saabki õpilastega koos vaadata, ahah, sa leidsid sellise info selle nende pettuste kohta või selle info vastupidavuse või meedia kohta. Kuidas meile tundub, saame koos arutada, kas see nüüd tundub mingi selline päris allikas, mida me peaksime usaldama, et selline nagu protsess, ma arvan, sellise kalendri või võib-olla otsustate advendikalendri teha, meie seda ei jõudnud ära teha, onju. Et see protsess selle juures, ma arvan, et kõige suurem õpetaja. Meil vedas, sest meie grupis oligi Swedbanki selline ekspert, kes andis meile ka infot, et kuidas pangad tegelevad pettustega. Aga tänu temale me saime teada, et nii Swedbank kui ka teised pangad, kõik veebikonstaablid, kõik tegelikult on huvitatud sellest, et harida meie noori selliseks, et neid pettusi ja pettuste õnge minemist oleks vähem, nii et hästi julgelt ikkagi võtke ühendust, laskegi tulla ekspertidel rääkima, et näe, meil on igapäevaelus sellised asjad ja mis asi see PIN 1 ja PIN 2 siis nagu tegelikult on. Et jällegi meie ise eksperdid ei olnud, aga me küsisime pangalt, et kuulge, et PIN 1, PIN 2, miks ei tohiks sellist asja ikkagi jagada? Et hästi julgelt võtta ühendust inimestega, kes juba teavad ja tegelevad igapäevatöös sellega. Ja siis meiega ikkagi oma kalendris lähenesime niimoodi nagu lugude kaudu, et panime sellised kogemused, mida me olime lugenud, ise kogenud, panime need sinna kalendrisse sisse ja noh, lood teatavasti ju kõnetavad inimesi, et siis ka miks mitte tegelikult õpilastel lasta kokku koguda oma vanematelt, vanavanematelt, võib-olla nad on ise mingi petusõnumi saanud, ilmselt on, et panna need kõik kogemused sinna sisse. Ja siis viimane asi, meile tundus jällegi, et see on täiesti ideaalne selline rühmatöö ülesanne, et meie ka jagasime, nagu Julia ütles, enda rühma sees ära, et kõik inimesed rühmas ei pea ju tegelema sama asjaga. Meil oli üks inimene, kes kujundas, meil oli üks inimene, kes tegeleski siis selle sisuga, üks, kes tegi viiteid korda, et rühmatööna täiesti ideaalne. Saad siis otsustada, et milles sa tugev oled, aga võib-olla oleks vaja just võtta see ülesanne, milles sa ei ole tugev, et hästi julgelt siis saada katsetada neid eri rühmi. Vot selline kogemus oli meil. Suur aitäh, see oli väga põgus ja tegelikult väga kasulik sissevaade, et suur tänu teile. Ja meil peaks olema täna siin veel ka järgmise vinge projekti esindaja olemas, et palun. Tere, kuulete, näete mind, ma loodan. Ja siin juba on teile näha see veebileht ja kampaania Miks ta siis? Ja selle me tegime siis 4 grupis meedia infokorrastuse ajastul aine raames. Ja idee tuli sellest, et me grupiga lihtsalt häirivad ja mida me saaksime siis parendada ära teha. Ja otsustasime teha sellise hariva veebilehe, sotsiaalmeedia kampaania ja need 2 liita. Ja veebileht ise siis kätkeb endas visuaale, mida me panime üles ka plakatitena. Ja lisana lõime ka siis Instagrami konto sellele samale kampaaniale, kus samamoodi siis olid sellised provokatiivsed pealkirjad, mis olid võetud päris ajalehe ajakirja artiklitest, mis kajastasid siis seksuaalvägivalda kogenud inimeste lugusid või kaasuseid. Ja me panime nad siis sellise, kui visuaalidele minna seal samas veebilehel, me panime nad sellisse konteksti, et võtsimegi selle päris pealkirja, mis oli ajalehes ajakirjas ilmunud, mis oli taas ohvristav, aga panime ta näiteks olukorda, nagu siin on näha, et miks nad ostavad nii kalleid telefone, kui näiteks teil telefon ära varastatakse, et aga miks sa ostsid nii kalli telefoni?
ja siis sealjuures on tegelikult pealkiri, mis siis oli veebiväljaandes, et aga miks ta nii lühikest seelikut kannab. Ja siis kogu see fookus on sellel ohvril ja me tahtsime selle kampaaniaga peamiselt luua siis ja tuua tähelepanu sellele, et see fookus ei tohi ega ei peaks olema vägistamis- või seksuaalkuriteo ohvril. See fookus peaks olema kurjategijal ja tema tehtud teol, tagajärjel ja sellel, mida me ühiskonnas saame sellest õppida. Nüüd projekti enda juurde. Projekti tegime 4 ja etteruttavalt, miks see osutus edukaks ja miks seda oli tore teha. Esiteks teema, nagu ma alguses ütlesin, kõnetas meid kõiki. Ja teine osa sellest oli see, et see oli projekt, kus kõigi meie 4 parimad ja oskused, omadused ja asjad, mida meile meeldib teha, said kokku. Et meil oli grupis üks osaline, kes tegelebki veebilehtede disainiga, loomisega, siit ka see veebileht, et ilmselgelt põhikooli või gümnaasiumiõpilaselt sellist veebilehte oodata on natukene palju, aga ma arvan, et lihtsama võib-olla Google'i veebilehe baasil saaks ta millegi sarnasega hakkama. Samamoodi oli meil üks liige, kes töötab Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsiooniosakonnas. Temalt me saime vajalikku teavet selle kohta, mida on okei kajastada ja mis võib-olla on selline, mida me ei peaks puutuma, selline teema, mis võib-olla vajab natuke rohkem juriidilist analüüsi. Meie enda õppejõud Maria Murumaa-Mengel aitas meil piiri seada selle eetilise ja provokatiivse pealkirja kasutamise näol, et mis on see õige asi, mida kajastada ja mis läheks nagu liiga teravaks. Et eks jalg natuke värises ka, kui selle teemaga nagu välja tulime. Ja samamoodi oli meil siis üks grupi liige, kes valdab väga hästi inglise keelt ja sellist keelelist vaistu ja tema vaatas, et need ümbersõnastused oleksid ikkagi nagu piisavalt arusaadavad ja sidusad. Ja see tervik ja selline meeskonnatöö, et ma olen ülikoolis mõnda aega käinud ja ma ütleks, et see on mu parim meeskonna ja grupitöö kogemus, et tavaliselt kõik väristavad nagu õlgu, kui grupitööd tegema peab. Ja mida siit võib-olla põhikooli ja gümnaasiumiastmesse kaasa tuua on, ja me arutasime ka, kuigi ma olen siin üksinda, me natuke jõudsime rääkida. Number 1 on see, et teema peab kõnetama, sest et ühel hetkel ikkagi seda koormust ja kõike, eriti loovtöö, mis on nagu mahukam, on palju. Ja kui teema ei kõneta, siis on väga raske ennast läbi vedada, et ka meil ühel hetkel tekkis seda, et me oleme sellest juba nii palju rääkinud, et enam ei jaksa. Veebilehel siis, nagu te ka näete, on selline lihtne test, kus me ei salvesta andmeid, et sa saad selle nii-öelda läbi mängida lõputu arv kordi ja vaadata, et kumb siis nendest piltidest või pealkirjadest on taasohvristav, kumb mitte ja all on siis selgitav tekst, mis on võetud peamiselt siis kas siis juhendmaterjalidest või teaduskirjandusest, mis siis ütleb, miks see konkreetne pilt on taasohvristav ja mis seal võiks paremini teha või mis see olukord on, mis on see terapunkt. Samuti projekti raames me konsulteerisime lisaks oma õppejõule ka spetsialistidega, kes tegelevad siis vägivalla ohvritega. Et nemad ka vaatasid, et me ei ületaks seda mingisugust nähtamatut piiri. Saime kriitikat ka, et kui me Päevalehes lühikese artikli avaldasime, siis kommentaariumis see fookus läks lihtsalt sellisele sõimamisele, et ega nad tegelikult ei süvenenud, millest see projekt räägib. Ja samuti panime veebilehele üles ka ajakirjanikele väikese nupukese, kus on juhendmaterjal tegelikult, kuidas seda taasohvristamist ennetada, kuidas seda vältida ja kuidas seda siis paremini kajastada, kui on vaja kajastada selliseid raskeid juhtumeid ja samal ajal ma ütleksin, et neid on vaja kajastada. Aga lihtsalt, nagu ma alguses ütlesin, see fookus peaks olema kurjategijal, tema toimepandud teol ja tegelikult see iseenesest ei olegi ju midagi keerulist. Et väga lühidalt kokkuvõttes ma arvan, et põhikooliastmes ja gümnaasiumiastmes saaksid lapsed midagi vahvat ära teha teemade puhul, mis neid endid kõnetavad, näiteks koolikiusamine, paralleel, sellesama vägivalla teemaga. Või kellegi, ma ei tea, väljaheitmine ühiskonnast, kuna ta fännab mingisugust, ma ei oska öelda, mingit bändi, mis võib-olla ei ole hetkel nii popp. Et kokkuvõtlikult võib-olla see oleks minu poolt kõik. Suur aitäh, Mari. Need olid 2 väga tugevat ja eeskujulikku projekti selles mõttes, et tõesti
kui ma varem siin rääkisin digimentordamisest kui sellisest, et lähen ja õpetan ja näitan ja olen ja teen niimoodi, et ma olen kontaktis sellega, keda ma õpetan, siis need 2 projekti näitavad, et tegelikult saavad õpilased ära teha ka midagi, millel on suur mõju ja selline väga lai sihtrühm sihuke jõuab kaugele, ühesõnaga ka niimoodi, et nad ei lähe kuskile, aga samal ajal ise õpivad selle käigus, sest see on tegelikult ju ka üks hästi oluline asi, et nad selle projekti kokkupanemiseks peavad ise ennast teemaga kurssi viima. Me oleme läinud pisut üle aja ja sellepärast me vabandame loomulikult ja samal ajal täname, et te tõesti võtsite selle aja ja ma tean, et infot tuli tõesti väga palju, linke tuli ka väga palju ja ma panen kõik teile kokkuvõtlikult siis ühte meili ja soovime siis tõesti Mariaga väga ägedat, toredat, energilist, sihukest tegusat kooliaastat ja loodan, et kohtume siis äkki mõnel järgmisel veebiseminaril. Aitäh!